klassikalised siis takistused, läbides seiklust nimega elu. Esimene takistus on see, et ei ole huvi. Räägi mulle asjadest, mida ma ei näe. Jumal, esoteerika, vaim, hing. Aga materialist teab ka, et materiaalses maailmas on ka palju asju, mida me näe ja me võtame tõe pähe ja mis toimib. Kui sa proovid järgi, kas või röntgenkiired, eks ju. Sa ei näe röntgenkiire, aga näed, et selle põhjal nagu tehakse mingit, keegi ei tea, mingi masin teeb see mingit asju. Tihti inimene ei saa midagi aru, aga toimib. Samamoodi on hinge asjadega ja vaimsete asjadega, eks ju. Ja sümptomite järgi saab. Kas nähtus toimib, kui sa ei proovi, ei taha proovida, huvi ei ole, siis see ei ole isegi takistus jaoks, lihtsalt valikuvabadusest sul lubatakse saada see kogemus, et ma olen see keha, ma olen see rahvus, ma olen see partei, ma olen mees, ma olen naine, kõik see ajutine värk, eks ju, vaja see nätsuna veel närida edasi, eks ju. Kõigile erinevad etapid. Siis teine asi on see, et huvi on. Kannatusi on palju olnud ja mõtlen, et miks ka mitte. Et ma ei tea, ma ei oska öelda ei või jaa või. Aga mul ei ole aega. Teine variant, eks. Küll vanast peast kunagi, eks ju, kõik asjad on mul tehtud siin. Siis suri voodil, siis ma võib-olla palvetan. See on ka takistus, eks ju. Aega ei ole. Aga nüüd huvi on ja aega on. Siis satud vale inimese juurde. Vale prohveti juurde. Või mõistuse spekulandi juurde, kes räägib, et mina arvan, et on nii. Nagu minu õpetatus, kui inimene ütleb, mina arvan, siis ta võib WC-s lõpetada laused. Iga lauset peaks siis katma ikkagi pühakute eeskuju ja pühakirjad. Siis sa võid öelda, kui sa nendele toetud, siis sinu kogemus ka maksab midagi. Muidu kogemus lihtsalt, täna nii, homme naa, räägid suure häälega, see on nii, homme võib-olla hoopis teine sul teises kohas oled, räägid hoopis teist juttu. Aga nüüd on, eks ju, aega on, eks ju, huvi oli, aega on, satud õige inimese juurde. Aga ei saa aru. Arukus ei ole nii tugev. Vend räägib sulle, oled võtnud huvi, kõik. Ei, vend õpetaja peab nagu pikk protsess, et sinna süveneda, harjuda, praktiseerida, sa pead aru saama, arukus siis nagu puhastub, eks ju, nendest segahetest. Lõpuks on yes, huvi on, aega on, autoriteedi leidsin, arukus enam-vähem saab aru, enam-vähem õige rada, nii, neid asju teed nii, eks ju, saadana pakti, reguleeritud vaimne elu, nendest arvamustest püüan loobuda, häid uusi arvamusi peale, ma olen toetajad ka, eks ju, Jumala armulikkus, pühendunute armulikkus, oma praktika, jõud, püha nimi, palvetamine, raamatute lugemine, loengu kuulamine, eks ju. Aga siis on nii, et veel viimane nagu püünis on, siin on vanad need samskaarad, harjumused ja luubid. Jälle võivad sind ära viia, eks ju. Hakkad seal juba, eks ju, aega on, tüübi leidsid õige, saad aru, eks ju. Aga segajad tähendab seda, et vanad harjumused tulevad ülesse. Ma ei lähegi nii kiiresti. Puhastusprotsess hakkad alateaduses nägema, et mina, mulle, minu ja see hankara valeego ja ekspluateerimine, hirmud, need viivad jälle ära, nagu sind võivad viia. Et see viimane püünis ka, et kõik läbivad need etapid siis. Et alguses tekib huvi, sellega võitled, eks ju, kus, mis siis, otsid aega, siis pärast huvi on sul aega ka, siis tšekid inimesi seal, mõni räägib ilusti juttu, aga eeskuju ei suuda näidata. Lõpuks leiad õige inimese, aga siis ta räägib nii esoteeriliselt, et nagu eriti suur protsent aru ei saa, ja siis hakkad lõpuks aru saama, ja siis hakkad aru saama, kõik on nagu ilus, ja siis lõpuks võib veel viimane, sinu viimased harjumused aega ajalt nagu, et lasid ära, siis mõtled, võtan jälle ühe viina joon ära, lõdvestab ära. Et vanad harjumused ja selline ilus arengujada, evolutsioon.